See on nii hirmutav, et Vene sõdurid jäävad halvatuks. Ukraina partnerite toel rajatud surmamüür tapab Vene sõdureid kohe, kui nad proovivad sellest üle minna. Avatud on uus hirmutase. Saavutatud on uus tapmise etapp. Kui venelased liiguvad, nad surevad. See on kõik tänu Ukraina aasta jooksul loodud drooniliinile. See surmamüür on Ukrainale ja partneritele maksma läinud $880 miljonit, mis on väga väike summa võrreldes $2,5 triljoni, mille Ukraina sõda on Venemaale maksma läinud. Ukraina on loonud droonipõhise kaitsemüüri, mis hävitab Venemaa vägesid nende rünnakukatsetel. Rindejoon on Venemaa jaoks surmaotsus, sest Ukraina on koondanud 1000 droonimeeskonda ühtseks üksuseks, kes vastutavad kolmandiku Venemaa sõjaväe vastu saavutatud tabamuste eest. Mida see kokku annab? Ainuüksi sel talvel on drooniliin hävitanud 30 000 venelast. Kui jääte meiega, muutub see ainult suuremaks, tugevamaks ja tõhusamaks. Oodake korraks. Ukraina droonide kasutamine Venemaa rünnakute vastu pole uus. Ukraina on seda teinud sõja algusest peale ning palju on kirjutatud ja räägitud sellest, kuidas Ukraina droonide kasutamine on olnud nende kaitsevõti ja sunnib teisi riike oma sõjalisi doktriine täielikult ümber kirjutama. Kui see kõik on tõsi, siis on loomulik küsida, mis see drooniliin ikkagi on, kui see pole lihtsalt järjekordne väljend Ukraina tegevuse kirjeldamiseks. Seega selgitame, miks drooniliin on nii oluline. 2025 aasta märtsis käivitas Ukraina drooniliini doktriini, et tugevdada rindejoone kaitset. Idee seisnes selles, et võtta Ukraina senine droonide kasutamine, mis tavaliselt tugines üksikutele drooniüksustele, kes tegutsesid koos maavägedega, ja muuta see koordineeritud ning süsteemseks kaitsevormiks, mida Ukraina saaks rakendada kogu rinde ulatuses. Teisisõnu, droonide kasutamine, mis oli juba Ukraina sõjas palju tähelepanu pälvinud, pidi muutuma ametlikuks sõjaliseks doktriiniks, et muuta need droonid tõhusamaks ja efektiivsemaks kui kunagi varem. Ukraina endine kaitseminister Rustem Amirov teatas Facebooki videos projekti käivitamisest, mille eesmärk oli varustada drooniüksused kaasaegse tehnoloogia ja väljaõpetatud personaliga. Need üksused töötaksid seejärel koos, et luua see, mida Militani nimetab 10–15 kilomeetri ehk 6,2–9,3 miili pikkuseks keelutsooniks, mis muudaks Venemaal võimatuks läheneda Ukraina võtmetähtsusega kindlustustele ilma tohutuid kaotusi kandmata. Projekt hõlmas sõjaväelaste ja tsiviilisikute värbamist Ukraina tähtsamatesse drooniüksustesse, nagu Madiari linnud. Aasta pärast näeme projekti tulemusi Ukrainas. 2026 aasta märtsis teatas Ukraina kaitseministeerium, kuidas drooniliin on aasta varasemast teatamisest alates ulatuselt ja mahult laienenud. Drooniliin on nüüd rohkem kui lihtsalt tapatsoonide kogum üle Ukraina. See on andnud Ukrainale võtmetähtsusega tehnoloogilise eelise, millega kurnata Venemaa jõude nii, et sõda muutub Venemaale jätkamatuks. Ministeerium mainib $880 miljonit, mida varem jagati, ja lisab, et drooniliini ei juhi Ukraina ise. Ministeeriumi sõnul on Holland toetanud drooniliini projekti laiendamist ning eraldatud rahastust kasutatakse FPV droonide massiliseks hankimiseks, mis nüüd katavad tapmistsoone, mis ulatuvad lahinguliinidest kaugemale. Ukraina on kulutanud palju raha ründedroonidele, sealhulgas pika ja keskmise tegevusraadiusega mehitamata õhusõidukitele Venemaa tagala tabamiseks. Lisaks on drooniliini projektiga Ukraina investeerinud rohkem ISR-i ehk luure, seire ja jälitusdroonidesse, mis tõenäoliselt tähendab palju rohkem droonisilmi. Õhus edastavad need droonid reaalajas kaadreid sellest, mida nad näevad, Ukraina Delta-süsteemi, mis võimaldab Ukrainal koordineerida oma droonirünnakuid ja muid rünnakuid. Drooniliini projekt näitab, et Ukraina liigub killustatud droonikasutuselt süsteemse kaitsetaktika suunas, kus droonid on täieõiguslik osa, ütleb kaitseministeerium. Kuid veelgi enam, see näitab, et Ukraina koostöö teiste riikidega, eriti oma Euroopa partneritega, viib sellise sõjalise jõu loomiseni, mis ületab kaugelt kõike, mida Putin ootas. Ukraina ei olnud lihtsalt allaandja, vaid põhjustas Venemaale 3 talvekuuga üle 90 000 kaotuse. Umbes 30 000 neist kaotustest puudutab drooniliini. Avastamine ja hävitamine õhus lendavate droonide abil on saanud uueks Ukraina kaitsedoktriiniks. Drooniliin on kõige keskmes ja see on üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina on seni sõjas kandnud palju vähem kaotusi kui Venemaa. Kujuta end korraks Vene sõdurina.
Sa tead, et juba sõja varasemas faasis tekitasid Ukraina droonid alati probleeme. Need hävitasid Vene soomustehnikat ja korraldasid rünnakuid vägede kogunemiskohtade vastu. Tollal olid veel nõrkused, mida ära kasutada. Ukraina droonikaitse oli killustatud. Kui su ülemad leidsid õiged teed, võisid sa jõuda Ukraina kindlustusteni ja rünnaku alustada. Nüüd on kaitseliinideni jõudmine palju raskem. Sihtkohta jõudmiseks pead läbima droonide pideva jälgimise all oleva maastiku, kus need teevad koostööd Ukraina sõjaväega. Sind võib jälgida mõni luuredroon, ise seda teadmata. Iga sinu samm edastatakse Ukraina deltasüsteemi ja enne kui arugi saad, on FPV-droonid sinu peale laskunud. Sa oled surnud enne, kui jõuad isegi miili kaugusele droonide joonest. Neil, kes sügavamale lähevad, olukord oluliselt ei parane. Nad peavad hakkama saama rohkemate droonide ja võimalike Ukraina otsingu ning hävitusüksustega, kes kasutavad drooniandmeid nende jälitamiseks. Nagu varem videos mainisime, soovib Ukraina drooniliiniga saavutada Venemaa ees süsteemse eelise tänu kasutatavale tehnoloogiale. Varsti süveneme teemasse põhjalikumalt, aga enne tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui pole veel kanalit tellinud, tehke seda nüüd. Tulles tagasi laienemise juurde, teatab Euromaidan Press, et Ukraina kaitseministeerium peab nüüd drooniliini laiendamist võtmetingimuseks, et peatada Venemaa maismaa pealetungid. Ukraina uus kaitseminister Mihhailo Fedorov on Venemaa rünnakute peatamisele lausa konkreetse numbri andnud. Ta ütleb, et Ukraina peab jõudma sinnamaani, kus iga Venemaa poolt vallutatud ruutkilomeetri kohta kõrvaldatakse üle 200 Vene sõduri. Fedorovi sõnul muudab selline kaotuste tase edasise pealetungi võimatuks. Video lõpus uurime, kas see vastab tõele. Aga selleks, et selliste tulemusteni jõuda, peab Ukraina muutma oma juba muljetavaldava droonitootmise tõeliseks hiiglaseks, mis suudab venelasi hävitada. Veel kiiremas tempos kui praegused 156 sõdurit ruutkilomeetri kohta koos teiste Ukraina kaitsepositsioonidega Donetski oblastis. See tähendab rohkem droone, rohkem operaatoreid ja suuremat koostööd algatuse esimesel aastal loodud vundamendil. Ukraina kaitseministeerium ütleb, et kõik see on tulemas. 28. veebruaril teatas ministeerium, et soovib Hollandilt lisatuge drooniliini algatuse laiendamiseks. Fedorov kohtus Hollandi kaitseministri ja asepeaministri Dylan Jezelgoz-Zageriusega. Selle kohtumise tulemusena kirjeldasid mõlemad drooniliini kui üht kõige tõhusamat algatust, mis Ukrainal on riigi sõjalise tugevdamise seisukohalt. Fedorov ütles, et soovib Ukraina partnerite toetust ka teistele drooniprojektidele, mis toetavad drooniliini algatust, näiteks projektile, mis tagab kõigile Ukraina brigaadidele droonide baasvõimekuse. See viitab drooniliini tulevasele suunale. Ukrainal on droonid ja üle 1000 meeskonna nende kasutamiseks. Kui drooniliini soovitakse laiendada kogu 700 miili pikkusele rindejoonele, vajab iga Ukraina brigaad nende 1000 meeskonna võimekusi. Rohkem meeskondi ja väljaõpet tähendab rohkem venelaste surmasid, sest brigaadid, kellel oli varem piiratud droonide kasutus, saavad nüüd täiendõpet drooniliini tugevdamiseks. Fedorovi sõnul muudab drooniliini tihedam lõimimine Ukraina relvajõududega võimalikuks kaitseministri eesmärkide saavutamise Venemaa sõdurite kõrvaldamisel. Fedorovi ideaalmaailmas suudab Ukraina tekitada Venemaale igakuiselt vähemalt 50 000 kaotust. Kui see juhtub, jäävad Venemaa rünnakud seisma ja Venemaa kaotab aastas 600 000 sõdurit. 2026 aastal plaanib Venemaa värvata 409 000 sõdurit. Sa juba näed, kus tekiks puudujääk, kui kõik läheks Fedorovi plaani järgi. Kui Venemaa värbab vähem sõdureid kui kaotab, avaneb Ukrainale lootus sõja lõppemisele. Vene pealetungid nõrgenevad, sest nad ei suuda kaotusi reservidega korvata. Putin võib muutuda nii meeleheitlikuks, et on sunnitud mobiliseerima, kuigi ta teab, et see on ebapopulaarne ja võib hävitada tema vähenenud toetuse erisõjalisele operatsioonile Venemaal. See kõik on osa Ukraina pikaajalistest sõjaeesmärkidest. Sügavam koostöö Hollandiga näitab, et Putini katse veenda Ukraina Euroopa partnereid toetust katkestama on ebaõnnestunud. Jääge meiega, sest varsti räägime nende manipulatsioonide läbikukkumisest. Vaatame enne Fedorovi plaani. 24. veebruaril teatas Kiev Independent sellest plaanist, mis on loodud selleks, et Ukraina oleks Venemaast 10 sammu ees. Suur osa plaanist keskendub sellele, et Ukraina õhuruum oleks võimalikult hästi kaitstud. Fedorov soovib tõrjuda vähemalt 95% rakette ja droone,
mis nõuab lääne koostööd ja rohkem tõrjedroone Venemaa Shahidi-tüüpi droonide vastu. Võib-olla laiendatakse droonide tootmisliini, et aidata rahastada nende tõrjurite loomist, pakkudes Ukrainale veel ühe võimaluse oma programmi kaudu pikaajaliste sõjaeesmärkide saavutamiseks. Teine eesmärk on sundida Venemaad maksma iga hoitava okupeeritud territooriumi tüki eest. 200 surma ruutkilomeetri kohta on kõrge, kuid saavutatav, kui Ukraina laiendab droonide tootmist. Siiski on võib-olla kõige olulisem Fjodorovi eesmärkidest kolmas, mille ta on välja toonud. Hävitada Venemaa majandus sellisel määral, et Putin ei suudaks enam oma sissetungi rahastada. Fjodorov mainib Ukraina rünnakuid Venemaa energiataristu, nafta ja varilaevastiku vastu kui selle kolmanda eesmärgi võtmeosi, mis ei näi otseselt olevat seotud droonide tootmisliiniga. Ukraina droonid kulutavad Venemaa rahaga teisiti. Putini Ukrainasse saadetud lepinguline sõdur maksab Venemaale väga palju. Venemaa meelitab vaeseid ja muul moel ebasoodsas olukorras olevaid inimesi sõtta, lubades neile tohutuid rahasummasid, mida nad pole kunagi varem näinud. Näiteks maksab Venemaa lepingusõduritele ühekordseid preemiaid. Kiievi Post teatas 6. jaanuaril, et Venemaa maksis 2025 aasta mais päevas umbes $21,5 miljonit allkirjastamisboonuseid. Venemaa värbas 2025 aastal 422 000 sõdurit. Kui jagada see 12 kuu peale, saame keskmiselt umbes 35 160. See sarnaneb 30 000 sõduri kaotamisele, mille Venemaa droonirindel talvel kogeb. See on tõenäoliselt palju väiksem, kui droonirinne on kõrvaldanud alates 2025 märtsist. Siin on veelgi huvitavam matemaatika. Mai on 31-päevane kuu. Kui Venemaa maksis mais allkirjastamisboonusteks $21,5 miljonit päevas, siis see teeb ühe kuu jooksul ainult boonustele üle $666 miljoni. Ja see on enne, kui me üldse arvestame lepingulistele sõduritele pakutavaid palku või Venemaa kulusid nende sõdurite väljaõpetamiseks ja varustamiseks. Siin näeme, kuidas drooniliin mõjutab Venemaa rahandust. Umbes 30 000 Vene sõdurit, kes talve jooksul hävitati ainult drooniliini poolt, tähendab peaaegu ühe kuu jagu sõdureid, kes on hävitatud. See tähendab üle $600 miljoni raisku minemist. Ja Ukraina laiendab drooniliini, et seda saavutust ikka ja jälle korrata ja kasvatada. Ukraina $880 miljoni investeering drooniliini on ilmselt juba end ära tasunud, eriti alates 2025 aasta märtsist sõdurikaotuste vähenemise tõttu. Liini laiendamisega on tulemas veel palju rohkem. Läheme tagasi selle punkti juurde, mida mainisime varem, Putini katsetest Euroopat manipuleerida. 15. jaanuaril vahendas Moskva Times Putini vihjet valmisolekule taastada suhted Euroopa riikidega, kes toetasid Ukrainat. Venemaa oli ja jääb pühendunuks just neile lähenemistele ning on valmis taastama meie jaoks vajaliku taseme suhetes. Meie suhetel on sügavad ajaloolised juured, mis on täis vastastikku kasuliku partnerluse ja teineteist rikastava kultuurilise koostöö näiteid, ütles Putin. See oli nagu porgand kepi otsas. See oli ka märk Putini meeleheitest. Venemaa juht üritab veenda Ukraina partnereid, et Ukraina loobumine ja Venemaa vaba tegutsemine on kõigi huvides. Välja arvatud muidugi Ukraina. See on kõige labasem manipuleerimiskatse ja juba ainuüksi see, et selline droonide pakkumine üldse olemas on, näitab, kui halvasti see manipulatsioon töötab. Kui Putin meelitab, siis Holland mitte ainult ei anna droone, vaid töötab Ukrainaga nende arvu suurendamiseks. Teisisõnu, Putini manipuleerimiskatsed toovad kaasa vaid veelgi rohkem näiteid Ukraina ja tema partnerite koostööst. Me näeme seda praktiliselt igal pool. 2025 aastal asendas Euroopa sisuliselt USA Ukraina peamise toetajana, teatab Chatham House. Aasta jooksul kasvas sõjaline abi 67%. Euroopa Liit on samuti heaks kiitnud €90 miljardi ehk $104 miljardi suuruse laenu Ukrainale, mis on mõeldud spetsiaalselt selleks, et toetada Ukraina raskustes olevat majandust, et ta saaks jätkata võitlust Venemaa vastu. Suurbritannia ja teised riigid lubasid Ukrainale 2026 aastal rohkem toetust. Seega on selge, et ükskõik millist porgandit Putin arvas end pakkuvat, ei ole see kaugeltki piisavalt ahvatlev, et veenda Ukraina partnereid oma toetust lõpetama. Toetus tugevneb ja programmid nagu drooniliin kinnitavad seda. Holland on praegu Ukraina peamine partner selles projektis. Võimalik, et ka teised partnerid liituvad ja suurendavad rahastust, kiirendades Ukraina Venemaad hävitava drooniliini laienemist. Neil partneritel on lisaks Ukraina aitamisele ka teine motiiv. Mida paremateks ja tõhusamateks muutuvad Ukraina droonid ning nende kasutamist mõjutavad taktikad, seda rohkem saab ülejäänud Euroopa õppida, kuidas kohandada oma sõjalisi doktriine just sellise sõja jaoks, nagu Venemaa peab.
Ukraina suurendab koostööd ka väljaspool Euroopat ja Põhja-Ameerikat. 4. märtsil teatas Odessa ajakiri, et Ukraina teeb koostööd Araabia Ühendemiraatide ja Katariga, et aidata võidelda Iraani Shaheedi droonide vastu, mis on neile probleemiks alates USA kampaaniast Iraani vastu. Vladimir Putin võib soovida sellist koostööd, kuid see tähendab, et Ukraina loob sidemeid uute riikidega Lähis-Idas, kus Putin püüab oma mõju hoida. Rohkem suhted võivad Ukrainale tuua lisatuge ja laiendada droonitootmist ning muid programme. See tähendab rohkem surmasid rindejoonel. Jõuame Fjodorovi väiteni. Kui Ukraina hävitab iga hõivatud ruutkilomeetri kohta 200 Vene sõdurit, peatuks Venemaa edasitung. Kas see peab paika? Tõenäoliselt on Ukraina jõudnud punkti, kus ta hävitab rohkem sõdureid, kui Venemaa suudab värvata. Lääne ametnike sõnul, keda tsiteerib Telegraph, on Putini väed novembrist alates kaotanud umbes 40 000 sõdurit kuus, samas kui Venemaa värbab 35 000 uut sõdurit kuus. Ühendkuningriigi relvajõudude minister Al Khan ütleb, et Venemaal on üha raskem uusi sõdureid värvata. Khan väidab, et inimesed mõistavad, et Putini sõtta värbamine on ühe otsa pilet. Droonide kasutamine on selle üks põhjuseid. Kuna Ukraina droonid põhjustavad rohkem surma kui kunagi varem, hakkab tavaline venelane, kes on tõenäoliselt näinud paljusid oma sõpru ja pereliitmeid ühesuunalisele reisile Ukrainasse minemas, sellele tähelepanu pöörama. Kremli pakutud $10 000 iga värvatava eest on küll ahvatlevad, kuid Ukraina droonid võtavad elusid väga kiiresti. Venemaal läheb edaspidi ainult hullemaks. Droonide rivi läheb aina pikemaks ja Putin ei saa selle vastu midagi teha. Ukraina on teinud Vene sõdurite droonidega jälitamisest ööpäevaringse McDonaldsi-laadse operatsiooni. Just nii ütlesime, kui kajastasime Ukraina Lazari gruppi, mis on droonide rivi programmis olnud suur mõjutaja. Kui soovid gruppi ja tegevuse kohta rohkem teada, vaata meie videot. Kui video meeldis, telli The Military Show, et näha rohkem Ukraina taktikaid ja uuendusi. Aitäh vaatamast!